Maikuus on kiviktaimla kõige pilku püüdvam osa aiast, sellepärast et need ilusad värvilised roosad ja lillakad mättad kõik õitsevad. Ja minu jaoks on kiviktaimla korrastamine selline teraapiline tegevus. Et siit nende rohututtide välja tõmbamine nende mätaste seest ja samamoodi orasein tuleb siia vahele. Nii. Ja võilillekene, võtame need välja ja siis selle mulla käin selle käpaga üle. Niimoodi. Praegu on väga kuiv. Vaata, üks äädikapuu hakkab siia sisse kasvama. Näed, kuidas? Selle me peame välja võtma, me ei taha siia peenrasse äädikapuud. Siin ma näitan nüüd, et karukellad on just ära õitsenud, toredad tutid on alles jäänud. Seal on üks valge taim, selle ma alles kevadel siia tõin. See on hanerohi. Ja tema nüüd on juba siit ära õitsenud, natuke varem alustas teistega võrreldes, muidu nad õitsevad ühel ajal. Siis on veel õitsema hakkamas, nii võtame siit ka rohtu välja. Nii. Ja aeg-ajalt tuleb neid mättaid siis natukene vähendada, et nad liiga laiali ei kasvaks ja ei läheks selliseks metsikuks. Ja teeme siit vahel. Siin on üks hästi tore. Õiekene on ise hakanud siin selle sibula, mägisibula sees. Saame siit need rohukesed ära, mis siin ei pea olema, et nad ise levivad niimoodi laiali. Teen oma peenraservad kõik sellise riistapuuga, mis on selline poolkuukujuline spetsiaalne peenraservalõikur ja see lõikab juured ilusasti katki. Nii. Ja seda peaks tegema ideaalis 2 nädala tagant. Et siis ei jõua rohi sisse kasvada. Nii, kaksikkannus ilusa roosa õiega. Siin on punase õieline. Praegu tema õied on ära närtsinud, need mis olid, aga siit tuleb kindlasti veel. Ja praegu istutasime siia. Tulbid hakkavad nüüd siit ära kuivama sinna taha kivikilbiku ja olen ka metssalveid istutanud see pikk seal. Servad. Kohendame lihtsalt niimoodi, et suured tükid saavad siit peeneks kõblatud. Nii, ja ilusasti selle serva siledaks. Siia sai just vett ka valatud, sest meil on praegu väga kuiv periood. Nii, hästi ilusad. Et selle peenra nüüd saame enam-vähem korda. Siin on minu maitsetaime peenarsis. Siin on redised. Siia istutasin salati, aga salatit nüüd on ainult paar tükki välja tulnud, see seeme võis vana olla. Ja siin kasvab spinat. Siin on kõrval on selline nagu maasikvaarik, aga ta on nüüd selline, et sellised huvitavad marjad on maasikavaarika vahepealsed, aga ta on niivõrd invasiivne, et mulle tundub, et selle ma pean siit peenrast üldsegi ära võtma, sest et laiutavad need taimed, näiteks siin peenraservas on minu muude taimede keskel ja siin terve selle peenra ulatuses tulevad need väikesed võrsed välja, et siit peangi
välja võtma, sellise pika juurega. nii, siin on ise hakanud melissi alati selles peenras. siia ma panen basiiliku. siia külvan veel siis salatit. ja siin on sibulat ja siis on murulauku päris palju, et meie armastame murulauku. siin on nüüd nii väga ilusad need õietutid, mis on ka dekoratiivsed, et tegelikult ongi murulauk on ka dekoratiivne taim, aga nüüd osad need õied korjan ma ära ja panen tuppa vaasi, sellepärast et siis saavad need söödavad varred rohkem jõudu. nii, maasikate vahel on siin jälle see maasikvaarik, aga siin ma pean hästi ettevaatlik olema, sest siia on till külvatud. moonid kipuvad ka tulema, aga praegu ma ei saa neid väga rohida, moonid peaks välja ronima. nii, maasikataimed on küll üsna vanad. nii, till on siin praegu selline üsna peen veel. nii, et maasikad õitsevad ja maasikate vahel on küüslauk. nii, ja peenraserva tegin ka korda selle servalõikuriga ja pean lihtsalt ära kohendama. vot, see on selline peenar, aga istutame nüüd selle basiilikuga maha. ühe korra ma siia juba basiiliku istutasin, aga kuna meil olid külmad ööd, siis kahjuks ta külmus ära. paneme natukene vett siia auku. praegu on väga kuiv periood. nüüd on jah soojemad ööd, et enam ei ole vaja karta selle pärast, et ta külm ära võtaks. et siiamaani ta oli meil toas aknalaua peal, kus ta ka väga ilusasti kasvab. nii, jätame siit mingid rohututid veel ära. ja meil on küllaltki selline liivane või savine muld, et tekib kergesti selline kõva kiht peale. et siis on vaja selle käpaga aeg-ajalt käia ja nii, teeme selle peenra vahe ka ilusti. nii, ma lähen siia teisele poole. nii, kastame ka. paneme selle seemne, salatiseemne ka uuesti. teeme märjaks. ja näha need seemneid nüüd. sellised rohelised, väga huvitavad värvi, need oleks nagu plastmassist. appi, see ei ole pärlmutter. tuul viib ära. nii, tuul viib ära. vaatame, kas siit midagi välja ka tuleb. nii, vaatame, ongi kõik, oligi 7 tükki ainult. Panen kindad kätte, siis ma lükkan selle mullakese siia peale. ja sellel aastal on võimalik kasta. muidu, kui me Tallinnas oleme ja käime 2-3 nädala tagant ja juhtub olema kuiv kevad, tavaliselt ongi mingil ajal väga kuiv, siis jääb ju kõik kastmata. ja noh, seemnekesed ei tule mõnikord välja. aga praegu, kuna armas kaasa elab siin maakodus, tema ei pea koha peal töötama, vaid saab kaugtööd teha, siis me oleme temale andnud palve, et ta kastaks. nii, ma teen siit vahelt ka natukene. ja kastame siit nüüd selle peenra veel üle. spinaatilehed on juba päris toredad.
alla auku, kõik voolab siia auku. Vesi voolab kõik siia auku. Nii, proovime selle kinni panna, siis meil ei lähe see vesi niimoodi ühte auku. Nii. Jääb pidama midagi ka. Nii. Ja nüüd lähe paneme oad ka maha. Ka siia õuealale tulnud selleks, et vaadata, kuidas õunapuu elab ja edeneb. Et siin on nüüd iga selle väikese oksakese küljes selline tore pärlikene. Et on ju näha sellised helendavad, ilusad pungad. Et praegune kevad ongi selles mõttes väga eriline, et loodus püsib ühes seisus pikalt. Et ööd on jahedad, päeval küll päike paistab, aga ei ole nii kuum, et loodus mühinal edeneks. Ja selle tõttu on hea seda pungade olekut jälgida ja on samamoodi kevadlilled pikalt püsinud. Ma tahaksin kodus olla, kui õunapud õitsevad ja nende roosakad õied mu juukseid ehivad. Praegu on mai lõpp, kevadel, aprillikuus me imetlesime seda puud, kus tal olid, need õienupud olid selliste väikeste valgete pärlitena ja tegelikult seda pilti, kuidas need pärlikesed avanenud on, ma olen siit nüüd saanud tänu sellele eriolukorrale ja siin maal viibimisele jälgida otsast lõpuni. Ja nüüd ma olen nädal aega ära olnud tööl ja kui ma siia nüüd eile, kui me siia jõudsime, siis üllatas see õunapuu niivõrd täis õidega, et õied lendavad, et selline tore õiesamm maas on ka nagu valgete ebemetega kaetud. Et tegelikult ei ole see õunapuu kunagi meile sellist ilu näidanud. Me ilmselt ei ole sellel ajal siia jõudnud ja see praegu on jah, meie jaoks täiesti eriline vaatepilt. Igast küljest, nii kaugelt tee pealt, kui siia maja poole läheneme, kui toa aknast. Aga näha on, et üsna kiiresti see pilt muutubki ja see ongi põhjus, miks me ei ole varem seda näinud, sest et me oleme siin 2-3 nädala tagant käinud sellisel kevadisel ajal ja tõenäoliselt on see puu vahepeal omaette ära õitsenud. Nii et ma olen väga tänulik, et sellel aastal saab kõike näha ja tähele panna. Ja nende roosakad õied mu juukseid ehivad. Ma tahaksin kodus olla, kui rukkivad kullenda ja kullakat ruunikat vilja
tuulta sa hällitab ja kullakad pruunikad vilja. Tuulta sa hällitab, ma tahasin kodus olla, kui kasemets kolle